Eesti Tudengisatelliidi sihtasutus on siis institutsioon, mis hetkel peamiselt satelliidiarendust veab, loodud küllaltki hiljuti, varem toimus tegevus peamiselt Tartu Ülikooli otseses alluvuses. Ja eesmärgid on väga lihtne arendada välja tehnilist võimekust Eestis, õpetada noori, kuidas teha satelliite, teha elektroonikat, teha äri, teha kaasa arvatud inimeste haldamist. Meie nii-öelda pehme poole esindajate hulk on arvestatav ja need teevad tublit tööd. Eesmärk on ka osaleda rahvusvahelises teaduses, kosmoseuuringutes ja eesmärk on loomulikult koguda raha selle kõige jaoks. Peamised tegevused hetkel on EstCube 2 ehk siis järgmise Eesti satelliidi arendus ja selle osadena tegutsetakse ka Euroopa tudengimaa satelliidi European Student Earth Orbiter ehk ESEO kaamerate väljatöötamisega ning hiljuti loodi ka firma SSAT OÜ, mis siis tegeleb väljatöötatud tehnikalahenduste turundamisega. Esiteks, miks on üldse vaja reisida päiksesüsteemis või ka sellest väljapoole? Esiteks, uurides planeete, kuid asteroide, komeete, me saame väga palju teada asju maa kohta, mida me maa peal oleks raske leida, kuna see võimaldab meil näha pilguheit tulevikku, minevikku. Vaadates tähti ja kosmose ilma, võime loodetavasti tegeleda sellist asja nagu kliima soojenemise vähendamine ja ühtlasi ennustada või ja loomulikult fundamentaalfüüsika mikroskaalal, ütleme nii, seni ei ole CERN veel suutnud leiutada mingit osakeste põrgutit, mis oleks võimsam kui kosmiline kiirgus. Nii et ka väga suurel skaalal on võimalik väga väikese teadusega tegeleda. Teine pool on loomulikult äri, kommunikatsioonisatelliidid, aga viimasel ajal on väga aktuaalne asteroididelt ressursside kaevandamine, väärismetallid, vesi, miks vesi on oluline, selleni jõuame, ja nende transport. Seni on selleks peamiselt kaks võimalust. Kas keemilised raketid või elektrilised rakettmootorid. Keemiliste rakettide puhul on probleemiks suur kütusekulu. Ja see kütus tuleb kõik maa pealt kaasa võtta. Elektrilised rakettmootorid on kütusekulu väga efektiivsed, ent on äärmiselt energianõudlikud. Seega on sellepärast mõnevõrra kehv. Aga kosmos ei ole tühi, me saaks kasutada äkki päiksetuult. Ja siis on välja töötatud disain, elektriline päiksepuri, kasutades Coulombi hõõrdejõudu, on raske tõlkida Coulomb drag force, mis on siis vastastik mõju laetud juhtmete ja päiksetuule vahel ja võimaldab teha suure pindalaga puri, mis on füüsiliselt küllaltki väike, mis on võimalik kosmoses lahti pakkida. Näide, kus sellist kasu oleks, on missioon Bepi Colombo suundub Merkuurile
Lennuaeg 6 aastat oleks selline puri juba nii-öelda välja töötatud, oleks see lennuaeg 1 aasta. Sellest on ka kasu päiksetuulte ennustamises, me saame väga täpset informatsiooni päiksetuule tugevuse, tiheduse kohta. Ja sellest on kasu, kui me soovime saada mitte-elliptilisi orbiite, kuna see võimaldab avaldada väikest mõju satelliidile. Ja siin on pildid, need on plasma tihedus siis ühe traadi ümber. Kelle midagi ütlevad või kes soovib nende kohta midagi küsida, siis ehk hiljem, sest ma pean ise selle kohta rohkem mõtlema sel juhul. Milleks kasu? Esiteks, Elon Musk tahab luua Marsi kolooniad. Jah, teadus on sinnamaale arenenud, et see ei ole enam puhas utoopia. See on vähemalt ennustatav lähi aastakümnetele äkki. Mida päiksepuri sellisel juhul võimaldaks, oleks lahendada ära probleem, kust saada see kütus. Ilma, et peaks seda kõike maa pealt kaasa võtma. Maa pealt kosmosesse saamine võtab väga palju energiat ja seega väga palju kütust ja seega tuleb rohkem kütust kaasa võtta ja see. Aga kui kütus oleks juba orbiidil, siis oleks võimalik last saata orbiidile küllaltki väikse kütuse kuluga ja seejärel see kütus orbiidilt mingist vahejaamast peale võtta ja teostada ülejäänud lend. Päiksepuri võimaldaks kaevandada asteroididelt vett. Vett on võimalik elektrolüüsi abil lagundada hapnikuks vesinikuks, mis teatavasti on raketikütus. Mida siis saaks kasutada päris mehitatud lendude transpordiks Maa ja Marsi vahel? Aga päiksepurjest on kasu ka mitte päiksetuules, ehk siis väljas või seespool magnetosfääri. Kuna, raadioamatöörid, ma ei pea teile seletama, mis asi on ionosfäär. Milleks on vaja päiksepurje Maa lähiorbiitidel? Peamiselt sellepärast, et Maa ümber on küllaltki suur kogus kosmoseprügi. See on ennustus, kui asjad lähevad edasi nii, nagu nad hetkel lähevad ja selle suhtes midagi ette ei võeta. Loomulikult mingi hetk toimub sel juhul ahelreaktsioon, kus kokkupõrget tulemusena tekib rohkem prügi, selle tulemusena tekib rohkem kokkupõrkeid ehk niinimetatud Kessleri efekt. Päiksepuri, kui seda rakendada ionosfääris, toimib sisuliselt pidurina ja võimaldab satelliite ka kõrgematelt orbiitidelt, kui ütleme 300-400 kilomeetri pealt, piisavalt kiiresti alla tuua, et tõenäosus, et millegagi kokku põrkavad, oleks väiksem. Uuematel missioonidel on pea kõigil nõue, et nad peavad väljuma reaalses kasutuses olevatelt orbiitidelt, kas kõrgematele nii-öelda prügiorbiitidele või peavad põlema ära atmosfääris mingi määratud aja jooksul. Koloonipuri või päiksepuri võimaldaks seda teha väga efektiivselt ja väikse energiakuluga. Selleks ei pea eraldi kütust kaasa võtma. Nii, S-Cube 1 oli siis esimene satelliit, praeguseks on oma töö lõpetanud. Oma eesmärgi täitis sellega, et välja koolitati päris palju inimesi
kes on võimelised teadus-arendustegevuses edasi tegutsema. Testiti ära elektronkahur, mis on vajalik selle päiksepurje tööks. Aga kahjuks ei õnnestunud seda purje enda traati välja kerida, kuna mootor, mis seda tegema pidi, ei töötanud teadmata põhjustel. Lendas kosmoses 2013, töötas 2 aastat ja teadusartikleid oli päris mitu. Välja võiks tuua asendimääramis ja muutmismeeskonna tulemused. Saavutati seni kõrgeim pöörlemiskiirus, vähemalt magnetasendi mõjutamisega. Ning välja võiks tuua ka kaamera meeskonna töö, mis tõi meile järgmisena ESEO tellimuse, kuna kaamerate pildikvaliteet oli äärmiselt tasemel. ESEO-le ehk siis European Student Earth Orbiter läheb 2 kaamerat. Esimene neist on sisuliselt ESCIP-1 kaamera arendatud koopia. Natukene rohkem massi, natukene tugevam šassii. Teine on märksa võimekam aparaat, mille maa resolutsiooniks oleks 23 meetrit. Ja mõlemad on praeguseks juba ära saadetud stardi või siis lõpp kokkupanijale. Suurem neist kaameratest läheb kasutusele ka ESCIP-2. Seal juba edasi arendatud filtritega, mis võimaldavad teha ka reaalset teadust. Ehk siis kasutades 2 eri lainepikkust on võimalik teostada taimkatte hindamist. ESCIP-2 on arendatav missioon, hetkel tegeletakse sellega siinsamas majas. Erinevalt ESCIP-1-st on tegu 3-ühikulise kuupsatelliidiga ja nii-öelda platvormi osa ehk see, mis tegeleb sidega, energiamajandamisega, asendimääramisega ja andmete töötlusega on kõigest 2/3 ühikut, ehk siis kui jagada see satelliit 3-ks, siis 2/3 sellest 1/3. ESCIP-2-le läheb 300-meetrine päiksepuri ja lisaks läheb külmgaasitõukur, mis ESCIP-2-le otseselt ei ole vajalik, kuna me oleme maamagnetväljas, siis me saame kasutada magnettõukureid selleks, et teostada pöörlemine, mis on vajalik siis see traadi väljakirimiseks. Kuid kuna ESCIP-2 on nii-öelda prototüüp ESCIP-3-le, siis on see vajalik ja räägin lähemalt ESCIP-3 juures. ESCIP-2-l lähevad siis, nagu öeldud, 2 kaamerat, 1 lähiinfrapunas ja 1 nähtavas spektris. Ja Ventspilsi kolledžist tuleb kiire andmesidesüsteem siis C-kanalis ehk 5,4 GHz peal, millega oleks võimalik see suurem andmete maht, mida need kaamerad toodavad, ka maa peale saada. Lisaks on pardal kaetud materjalide eksperiment, mis on Tartu Ülikooli pinnakatete labori eksperiment ja testitakse aatomkihtsadestatud pinnakatteid, mis siis oleks kosmilise atomaarse hapniku korrosiooni vastu.
EstCube 3 oleks EstCube 2 mehaaniliselt peaaegu koopia, mille missioon oleks minna Kuu orbiidile ja seal reaalselt testida elektrilist päiksepurje päikesetuules, ehk siis tõesti juba mootorina, mitte pidurina. See võimaldab väga madalaid orbiite Kuu kohal, mis omakorda võimaldab teostada väga täppisvaatlusi. Üks näitemissioon oleks mikrometeoriitide tiheduse mõõtmine, kasutades Kuu pimedat tagakülge kui suurt fotoplaati sisuliselt. Kuna on võimalik minna väga madalatele orbiitidele, on võimalik tuvastada väga väikseid meteoriidi tabamusi. Teine võimalus teostada väga lähedane Kuu pinna kaardistamine. Ja kuna EstCube 3 on veel paar aastat arendusjärgus kindlasti, siis kui kellelgi on häid ideid, mis teadusmissioone sinna veel võiks panna, siis on need teretulnud. Edasine EstCube'i satelliitide seeria areng. Kuna EstCube ei tähenda mitte Eesti kuubikut, vaid Electric Solar Test Cube'i, siis on nad kõik tegelevad elektrilise päiksepurjega. Mõned näitemissioonid, mida võiks proovida, oleks näiteks parv mikrosatelliite, mis kaardistaks asteroidide vöös suurel arvul asteroide, et teostada nii-öelda populatsiooni analüüsi ja ühtlasi sisuliselt teha statistikat, rahvaloendus. Ja milleks on see kasulik? Nagu öeldud, asteroidid on tulevased kaevandused. Teine asi, milleks seda võiks kasutada, on tekitada veel kosmoseprügi ja teha nanosatelliitide parv ümber maa, mis võimaldaks väga suure ajalise tihedusega teostada vaatlusi. Ehk siis erinevalt suurest satelliist, millega saaks väga hea ruumilise lahutuse, on meil võimalik saada niimoodi väga hea ajaline lahutus. Ja loomulikult elektriline päiksepurje on suurepärane vahend teiste planeetide juurde jõudmiseks. Ajakava. Plaanis on EstCube 2 saada testimiseks valmis 2018 teises kvartalis. Praegu on see plaan igati graafikus. Ja testimine lõpetada 2018 aasta lõpuks. Start loodetavasti oleks 2019 aasta esimesel poolel Eesti 100-aastaseks saamise tähistamise sündmuste osana. EstCube 3 oleks loodetavasti paar aastat hiljem, kuna enamik riistvarast on juba valmis. Meid toetavad mitmed toredad firmad, kindlasti siin tuttavaid. Ja väike pilt meeskonnas siis talvel Käärikul, kus arutati palju strateegiat. Aitäh ja ootan küsimusi. Kohe, mis sellest, kas see teada ka, mis EstCube 1-st saanud? On ta alla kukkunud, ära põlenud või ta veel kuidagi mingi prügikiir? EstCube 1 on hetkel kosmoseprügi. Eeldatavalt ei kukkuda alla enne kui paarkümmend aastat siiski. Jah. Andres Tarkvaja, prügi allatoomiseks on üks meetod, kus
8-grammine õhupall avatakse paari meetri läbimõõduga, et paari kuuga orbiit juba võimalik sellega kiirendusjõuga atmosfääri muuta, et kuidas need päiksepurjed ja niisugused, kes puudutud pidurdajad, nende mõju teineteisesse suhtub. Võrreldes õhupalliga ma ütleks, et päiksepuri on selles suhtes mitmekülgsem, et ionosfäär, päiksepurje on võimalik natukene kõrgemal kasutada ja just kõrgematelt orbiitidelt on ehk siis kuni 800–1500 kilomeetrini on raskem satelliite alla tuua just sellepärast, et seal atmosfääri tihedus on väga väike. Ent ionosfäär, mis on küll atmosfääri osa, aga seda mõju on võimalik moduleerida siis traadi pikkusega ja jah, mooduli mass siis kindlasti ei suuda 8 grammiga võistelda, aga ma kujutan ette, et madalamate orbiitidel tõenäoliselt on õhupall efektiivsem. Üks Mait Piski Tiit. Kuidas on võimalik päikesepurjega liikuda näiteks teises suunas või kas ta nagu purjetamisele tuleb kuidagi loovida või? Kas tagasi ka saab? Jah, kas tagasi saab? Sisuliselt jah, täpselt nagu purjetades tuleb loovida. Ehk kui nüüd mõelda, et kuidas siis päikse poole minna saab, siis tegelikult orbitaaldünaamika puhul päikse poole minemine tähendab seda, et me stardime maa pealt ja siis üritame pidurdada maast ülejäänud liikumist. Ehk kui me aeglustame seda orbiiti, siis me hakkame juba ise päikse poole kukkuma. Seega ei ole otseselt päikse poole mootoriga liikuda vaja. Kas see vastas küsimusele? Tegelikult on ka selline asi, et on ju võimalik kasutada neid nii-öelda gravitatsiooni poolt assisteeritavaid missioone ja lennata näiteks ümber Jupiteri ja siis tulla tagasi väga suure kiirusega päikesesüsteemi, ütleme päikese lähedale, kui vaja. Sealt saab vungi kätte, siis läheb tagasi. Palju missioonid ka praegusel ajal kasutavad seda kiirust koguda. Sisuliselt natukene varastatakse Jupiterilt orbitaalkiirust ära. Veel mingid küsimusi? Okei, aga kui jah, ei ole, siis